Kuulate veebiraadiot. Lihtsalt ja keerutamata. Eesti välispoliitika peab muutuma. Ukraina sõjas saatja on Eesti vibutanud rusikat Venemaa suunas ja nüüd, kui Trump on saanud USA presidendiks, on Eesti hakanud sama retoorikat kasutama ka USA suunal. Kogu Eesti meediaruum on üleküllastunud sõjapropagandast ja Trumpi otsuste mõnitamisest. Olgugi, et USA peaks olema meie peamine liitlane. Kas mitte selline Eesti välispoliitika pole suitsiidne, kui meie väiksust silmas pidada? Millist eesmärki selline välispoliitika võib tegelikult täita ja milliste tagajärgedega Eesti jaoks? Ja antud juhul meil Venemaaga öelda, et oi, et nii halb naaber ja diplomaatia on välistatud. Mõtlen, et aga see on täpselt see koht, kus diplomaatiat ongi ju vaja. Selle nädala infotunnis, kus siis küsitleti välisminister Tšahknat, siis ütles ta välja sellise lause, et USA taastas uuesti julgeolekuabi Eestile. Aga ma siiski arvan, et see sõnum oli piisavalt jõuline julgeolekuabi peatamine, sest et viimastel nädalatel minu meelest Trumpi kohta enam selliseid väga perversseid ja selliseid solvavaid väljendeid ei ole kasutatud. Meie meedia serveeris seda, et julgeolekuabi vaadati USA poolt üle. Ei, see ei olnud niimoodi. See oli lihtsalt sellest, et meie nii-öelda kõrgemad poliitikud oma väljendites lähtusid ikka veel sel Bideni ajastu programmis. Aga meie liit, sealhulgas ka need, kes kujundavad välispoliitikat, nad on väga harjunud sellega, et nende selja taga on USA. Ja kui nad nüüd tunnevad, et USA-d ei ole, neil on refleks sees, et nad võivad ikka nagu kläffida ja mitte midagi ei juhtu. Ainult, et siin on oluline vahe, sest Euroopa Liit, kes on nende selja taga, tema on eesti keeles öeldes pehmo. Kui me vaatame, mis on viimased arengud välispoliitilisel tasandil, Euroopa Liidu ja Hiina 50. aastapäeva tähistamine, Hiina president Xi teatas ju üsna selgelt, et tema nendel tähistamistel Brüsselis ei osale. See tähendab, et ta peab Euroopa Liidu välispoliitilisi juhte mitte kellekski. Kaja Kallas valiti siis kõrgeks Euroopa välisesindajaks. Ta on nii kõvasti on USA ja Trumpi suunal pannud siis teele sõnumeid ennem seda, kui Trump ei olnud president. Ja nüüd ta on ja ega Trumpil on kõik see ju meeles. Meid vaadatakse nüüd, kui need on need Kaja Kallase kaasmaalased, et selles mõttes on eestlastel päris kehva seis. Et kuidas Kaja Kallas sai üldse sellisele kohale. Jah, tema ütleme, võimed on sellised, et ta võiks olla kuskil kultuurimaja juhataja või tantsuringi juhataja, ta võiks olla isegi raamatukogu juhataja. Ta sobiks sinna oivaliselt, aga ta ei vea oma praegusel kohal välja. See tähendab, et tema selja taga saab toimetada sama vabalt, kui toimetati Joe Bideni selja taga. Ja nagu nüüdseks on selgunud, et Joe Biden oma ametiajal andis vist ainult ühe nagu eestse allkirja, kõik ülejäänud olid tema eest juba antus ja toimetati vabalt tema selja taga, nagu vanasti nõukogude ajal toimetati Leonid Brežnevi selja taga. Nii et ütleme uuesti, et kaadrid otsustavad kõik.